Mingi aeg tagasi juhtus nii, et istusin kahe hea sõbrannaga reede õhtul siin enda köögis ja meil tekkis juttu ajades mingi hetk plaan, et läheme koos reisile. Muidugi ei hakanud me kohe reisipileteid ostma sinna hea valge veini kõrvale, vaid leppisime kokku, et mõtleme veidi teema üle järgi ja järgmine nädal räägime uuesti. Aga kui laupäeva hommikul Facebooki läksin, siis esimene asi, mida ma nägin, oli lennupiletite pakkumine ühte neist sihtkohtadest, mida eelmine õhtu arutasime. Kuidas mu telefon selle plaaniga kursis oli, kui ma seda eelmine õhtu ei kasutanud? Kas sul on ka midagi sarnast juhtunud? Et kommenteeri ja mõtle ka kindlasti kaasa. Aga paratamatult võib tekkida kahtluse, kas mu telefon kuulas mind pealt ja tänu sellele oskas kohe hommikul seda reisi pakkuma hakata. Tegelikult on vastus muidugi palju keerulisem ja hirmutavam, kui paljud arvata oskavad. Et telefon ei pea tänapäeval meid isegi pealt kuulama, et teada, mida me oma sõprade või perega räägime. Ja tegelikult on nutitelefonid nii nutikaks muutunud, et nad suudavad üsna täpselt aimata ka meie mõtteid. Ja sellel lennukipiletite müsteeriumil oli tunduvalt lihtsam selgitus. Aga tere, mina olen Diana Poudel, digi- ja meediapädevuste koolitaja ning tänases videos võtan ma luubi alla nutitelefonid ja selgitan, et kuidas need telefonid meist siis nii palju teavad. Video lõpus jagan ka mõned praktilised nõuanded, et kui sa tahad oma privaatsust suurendada ja telefoni veidi rumalamaks muuta. Ja kui tahad paremini mõista digimaailmas toimuvat, siis liitu kindlasti ka minu kanaliga siin. Kuigi kui aus olla, siis tegelikult YouTube teab peale 15 minutit, kas on tõenäosus, et sa tuled kunagi minu videot uuesti vaatama või mitte. See kanali jälgimine on vajalik pigem mulle endale, et motivatsiooni jaguks nende videode tegemiseks, sest motivatsiooni läheb palju, energiat ka. aga alustame siis algusest. Et umbes 10 aastat tagasi hakkasid levima jutud, et telefonid kuulavad meid pealt, nutitelefonid ma pean silmas. Ja kui alguses levisid need jutud eelkõige kuskil Twitteris või Facebooki postitustes, siis mingi hetk hakkasid teemat kajastama ka suuremad meediaväljaanded. Ja 2018 kutsuti Mark Zuckerberg vaibale aru andma erinevatel teemadel USA senati mingi liitkomisjoni ette. Ning üks komisjoni liige küsis Zuckerbergilt otse, et kas Facebook kasutab mikrofoni inimeste vestluste salvestamiseks ja vastuseks oli konkreetne ei. Does Facebook use audio obtained from mobile devices to enrich personal information about its users? No. Ja tegelikult pole ka ükski küberturvalisuse ekspert leidnud mingeid tõendeid selles osas, et Facebook või mõni muu sotsiaalmeedia rakendus, mis on tuntud, mikrofoni kasutatakse, et kuulata kasutajaid pealt. Muidugi ei tähenda, et sarnaseid probleeme poleks olnud. Et näiteks nädal tagasi oli uudis, et Apple nõustus maksma $95 miljonit inimestele kahjutasuks, kuna Siri aktiveerus kogemata ja salvestas vestlusi, mis polnud mõeldud kolmandatele kõrvadele. Ja ma pean muidugi ütlema, et see 95 miljonit on täiesti mõttetu raha, sest Apple teenib sellise raha, ma ei tea, paari tunniga tagasi. Kuid no loodame, et hirm maine kahju ees paneb neid veidi tõsisemalt teemat võtma ja vähem vigaseid programme tegema. Ja paar aastat tagasi käis mul uudisvoos ka läbi lugu, kuidas mingi Androidi poes olev täiesti normaalne rakendus muudeti pahavaraga nakatunud uuenduse abil spiooniks, ehk siis hakkas kasutajaid pealt kuulama. Ja ega kas oled tähele pannud, kui paljud rakendused pidevalt küsivad ligipääsu 1000 asjale? Miks peaks olema mingil taskulambil ligipääs sinu kontaktidele? Et või mingil mängul, et mikrofon ja kaamera, kui see mäng on lihtsalt, et ma klikin. Muidugi vastus on see, mis alati siin minu videodes on, et kui miski on tasuta internetis, siis kaubaks oled sa ise või antud juhul siis sinu andmed. Aga igatahes ma ei pane üldse imeks, et väga paljud inimesed usuvad, et telefon ja rakendused neid pealt kuulavad, et siis hiljem reklaame kuvada. Aga tegelikult on nii, et Facebookil, Instagramil, Google'il, TikTokil pole vaja meid pealt kuulata, et teada, et millest me räägime või mida me mõtleme. Ja minu meelest see ongi sellest loost kõige hirmsam.
Sest kui sa oled mu kanalilt seal Facebooki videot vaadanud, siis sa aimad vist, kuhu ma oma jutuga lähen. Kui sa ei ole seda videot vaadanud, siis ma panen selle lingi siia kirjeldusse ja soovitan ka selle loo ära vaadata. Aga lühike kokkuvõte on see, et taaskord on peasüüdlaseks algoritmid ehk arvutiprogrammid ning tohutu hulk andmeid, mida me oleme vabatahtlikult või poolsunniga nendele keskkondadele loovutanud. Tegelikult, kui muidugi järele mõtlema hakata, siis algoritmid on töövahendid ja peasüüdlaseks on see tohutu tung ainult suuremat kasumit teenida. Meile meeldib mõelda, et iga inimene on unikaalne, kuid tegelikult see ei ole nii. Et võib-olla mina ja sina oleme erinevad, kuid maailmas on tuhandeid ja kümneid tuhandeid inimesi, kes on kas väga sarnased mulle või sulle. Ning kui arvutid saavad analüüsida nende miljardite inimeste andmeid, siis on väga lihtne hakata märkama korduvaid mustreid. Näiteks inimesed, kes külastavad lehte X ja Y, ostavad suure tõenäosusega varsti tooted Z. Mulle meenus sellega seoses üks vana lugu, kus Target hakkas ka tegema nii-öelda sihitud turundust oma andmete pealt. Et vaatas andmeid ja saatis igasuguseid kupongeid asju ja ühel päeval tuli Targeti poodi ülitige mees ja nõudis poejuhatajalt aru, et miks tema teismelisele gümnaasiumis käivale tütrele on saadetud mingid beebiriiete kupongeid ja mingid lastevoodeid. Poejuhataja, kes sellest innovaatilisest turunduskampaaniast muidugi mitte midagi ei teadnud, tundis väga piinlikkust, vabandas, ütles, et nii enam ei juhtu. Ja paar päeva hiljem otsustas see tubli poejuhataja helistada veel kord, et vabandada ja öelda, et issand, meil nii piinlik. Aga nüüd vabandas hoopis isa, sest selgus paari päeva jooksul, mis see draama käis, et neid kupongeid läheb vaja varsti. Ja see oli muidugi tohutu skandaal ja Target lõpetas ära selle kampaania, et üritab ette ennustada, mida vaja läheb. Kuid tegelikult, kui mõelda sellele, et Targetil oli sel hetkel murdosa nendest andmetest, mis praegu on Temul, Google'il, Amazonil ja kõigil teistel. Ja selles personaliseeritud inforuumis ei ole ka ohtu, et mingi kuri isa näeks, mida ta tütrele reklaamiks näidatakse. Ja paljud inimesed kipuvad alahindama oma andmete mõju. Siin Temu video all ka keegi kommenteeris, et aga mis siis, kui hiinlased mu andmeid saavad, et mida nad ikka teevad. Aga need andmed on nagu veetilgad. Üks veetilk ei muuda mitte midagi. Aga kui koos on tuhanded veetilgad, siis need suudab pika aja jooksul kivisse augu ka teha. Ning ärme unustame, et ookean koosneb ka päeva lõpuks veetilkadest. Ehk siis kui piisavalt palju veetilku koos liiguvad, siis need hakkavad mõjutama meie planeedi kliimat. Ja inimesed võivad pidada taaskord end looduse krooniks, kuid päeva lõpuks on ju hoovused need, mis otsustada, kas meil on päike, äike või torm või mis iganes. Ja samamoodi on andmetega. Et üks andmekild sinu kohta võib-olla on põnev, kuid üldiselt sellega ei ole midagi suurt väga teha, kui see ei ole mingi väga kriitiline info, et ma saan välja pressida. Aga kui mul on ühe inimese kohta sadu ja tuhandeid andmepunkte, siis ma saan manipuleerida seda inimest tegutsema täpselt nii, nagu ma soovin. Ja eks seetõttu on ka internet üle ujutatud küpsistega, mis on nagu väikesed jälgimisseaded, mis meile külge pannakse. Et kui sa ei ole ettevaatlik, siis piisab paari veebilehe külastamisega ja sul on juba tuhandeid küpsiseid veebilehes, mis jälgivad kogu aeg, mida sa teed seal internetis. Ja nende küpsiste eesmärk on sinu tegevuse kaardistamine ja andmete kogumine. Ja muidugi ka asukoht. Et isegi kui meil ei ole GPS sisse lülitatud telefonis, siis tegelikult läbi andmeside ja mobiilmastide on võimalik üsna täpselt 10 meetri täpsusega meie asukoht ikkagi välja peilida. Ehk siis nutitelefon teab, kellega sa öid koos veedad, kellega sa külas käid ja nii edasi. Ja muidugi kõik need andmed kogu aeg salvestatakse meeletult, iga andmekild pannakse kirja ja jääb igaveseks. Sest me oleme keskkondadel ise loa andnud. Ehk siis põhimõtteliselt teavad Meta ja Google rohkem meie kohta kui meie ema, elukaaslane, lapsed ja sõbrad kokku. Aga kui me läheme alguses sinna veini ja sõbrannade juurde, et kuidas siis see telefon oskas mulle reklaami näidata? Et kuna ma teadsin kindlalt, et Facebook pealt ei kuula või no ütleme, ma olin üsna veendunud, siis ma pingutasin veidikene aju, et meenutada, mis eelmine õhtu juhtus. Ja tuli meelde, et üks sõbrantsidest võttis korraks telefoni, guugeldas korraks ilma ja vaatas vist ka, et kas läheb otselend Eestis sinna või ei lähe. Ja sellest piisas.
Kuna meie nutitelefonid jäid terve õhtu seal samas kõrvuti laua peal, siis algoritmid teadsid, et me veedame koos aega. Ja eks olgem ausalt, eks meil on ühiseid pilte interneti pantud ja on teada, et meile meeldib koos midagi toredat teha. Ning algoritmid olid näinud ka juba 10 000, kui mitte 100 000 sõbrannas istumas reede õhtul ja guugeldamas silma ja lennukipileteid. Ja nüüd need teadsid täpselt, et nüüd on õige aeg, et vaadata, kas mõni lennufirma on neile reklaami näitamise eest maksnud ja lennufirmad kultavad väga palju raha reklaamile, nii et alati on mõni lennufirma, kes on maksnud. Ja nii lihtne see oligi. Et samamoodi võib juhtuda, et sa lähed näiteks sõbrale külla ja näed, et tal on mingi lahe uus vidin. Vaatate ja imetlete ja sõber räägib sellest ja järgmine päev hakkad ka seda vidinat internetis nägema või selle kohta reklaami. Siin on üks võimalus, et sõber tellis selle asja internetist ja kuna algoritmid teadsid, et sa sõbral külas käid, siis suure tõenäosusega on mõtet sulle ka pakkuda. Või siis oli sõber lihtsalt internetist guugeldanud selle kohta infot, isegi kui ta ossis kuskil, ma ei tea, kohalikust Rocca al Marest. Ja ka see on piisav infokilda algoritmidele. Ja siin on üks oluline fenomen, mis ei ole arvutitega seotud, vaid meie endi ajuga. Et näiteks kui ma kunagi ammu teada sain, et ma saan kaksikud, siis järsku ma hakkasin igal pool kaksikuid nägema, te ei kujuta ette. Mingi hetk oli mul tunne, et kaksikuid on ilmselgelt linnapildis palju rohkem kui üksikuid lapsi on ju. See kõlab ju jaburalt. Aga selle asja nimi on Baader-Meinhofi fenomen ehk tavakeeli sagedusillusioon. Ja see paneb meid märkama asju, millele me oleme hiljuti mõelnud või millega me oleme kokku puutunud. Sest me isegi ei taju, kui palju reklaame me näeme iga päev internetis. Et kui sul ei ole siin YouTube'is tasulist paketti, siis suure tõenäosusega sa viimase tunni jooksul juba näinud 10, kui mitte 100 reklaame on ju. Samuti Facebookis, Instagramis, TikTokis, suvalisel veebilehel. Igal pool on meeletu kogus reklaame. Ehk siis 1000 reklaamid, mida me näeme päeva jooksul. Kuid kuni see teema meid ei kõneta, siis meie aju ei reageeri nendele reklaamidele. See nimetatakse ka mõnikord reklaami pimeduseks. Ja isegi kui ma sulle suure summa raha pakuks, siis sa suure tõenäosusega ei suuda kirja panna kõiki reklaame, mida sa internetis viimase 24 tunni jooksul oled näinud. Aga kui me korraks mingi teema peale aktiivselt mõtleme, siis me aktiveerime aju ja ta on motiveeritud tähele panema selle teemaga seotud sisu. Ja kui me siia juurde paneme ka kinnituskalduvuse, et ehk siis kui me näeme mingit reklaami peale seda, kui me oleme sellest rääkinud, siis me teeme järeldused. Aga meie aju ei fikseeri ära kõiki neid kordi, kus me oleme ka mingist teemast sõpradega pikalt rääkinud, kuid hiljem meile sellel teemal reklaame ei näidata. Ja nii kipuvadki väga tihti sellised vandenõuteooriad või ütleme linnalegendid tekkima. Ehk siis jah, õnneks telefonid meid pealt ei kuula, kuid nad ei peagi seda tegema, sest neil on rohkem infot, kui nad pealt kuulates saaks. Covidi ajal nägin ka mingit postitust, kus üks naine muretses, et vaktsiinid sisaldavad mingeid jälgimiskiipe. Ütleme ausalt, see postitus pani mind muigama. Ma ei hakka siin tehniliselt teile selgitama, miks sellised jälgimiskiibid ei oleks praktilised ega tehniliselt väga hästi teostatavad hetkel veel. Aga mis mõttega on meil nanokiipe inimestele sisse süstida, kui kõik inimesed niikuinii kannavad kogu aeg kaasas ajaloo kõige võimsamat jälgimisseadet. Ehk siis kui sa päriselt muretsed, et keegi sind jälgib, siis mine ja hangi endale nuputelefoni, mida vanem, seda parem. Sest nutitelefoniga sul ei ole võimalik täielikult välja lülitada. Muidugi õnneks veidi rumalamaks me saame neid vidinaid siin teha. Et esiteks puhasta oma veebilehitseja küpsistest. Et kui sa ei tea, kuidas seda teha, siis mine ja küsi ChatGPT-lt. Et ütle talle oma telefonimark, ütle talle veebilehitseja nimi ja ütle, et tahad küpsistest lahti saada ja ta ilusasti step by step juhendab sind. Ja kui midagi jääb segaseks, siis palu see üle täpsustada. Ja kui järgmine veebileht pakub küpsiseid, siis keeldu neist. Luba ainult hädavajalikud küpsised. Teiseks vaata üle, millised rakendused pääsevad ligi sinu kaamerale, mikrofonile ja kontaktidele. Ja jäta ligipääs alles ainult neile rakendustele, mille puhul sa saad aru, miks neil sellele infole ligi on vaja pääseda. No ütleme, Google Mapsil on asukohale vaja ligi pääseda. Ja siin on jälle, mine ChatGPT-le, ütle, et tahad võtta
teha telefoni turvalisemaks ja lase tal step by step juhendada. Ja kui sul on iPhone, siis kindlasti kasuta ka võimalust, et eralda rakendused nii ära, et nad ei jagaks üksteisega infot. Ma ei tea, kas Androidil on selline võimalus. Ja muidugi, kui sul on mõni hea nipp, kuidas nutitelefoni arvutit veidi ohjes hoida, siis kirjuta sellest ka kommentaarides, et teistel ka sellest kasu oleks. Aga ma väga loodan, et see video andis sulle veidi mõtteainet, et olla ettevaatlikum selles osas, et millist infot sa jagad oma nutitelefoni ja selle rakendustega. Ja muidugi väldi tundmatute rakenduste installimist oma seadmesse, sest muidu võib ikkagi juhtuda nii, et telefon sind päriselt ka pealt kuulab. Kui video sulle meeldis, palun pane like. Kui video sulle ei meeldinud, siis palun lihtsalt ignoreeri. Ja kui sa pole mu Facebooki teemalist videot näinud, siis soovitan selle järgmiseks ette võtta. Uute kohtumisteni